Tere tulemast vaatama Andmekaitse ABC koolitussarja videot teemal, milles me arutame avaliku sektori isikuandmete töötlemise erisustest. Kadri, oskad sa mulle öelda, me küll eelmistes videodes oleme rääkinud erinevatest õiguslikest alustest, millega andmetöötleja peab isikuandmete töötlemisel arvestama, aga kas avaliku sektori asutuste, nii riigiasutuste kui kohaliku omavalitsuse asutuste puhul on midagi teistmoodi? Esimene suur erisus on see või lisa on see, et neile rakendub avaliku teabe seadus, mis osas võivad tekkida mingis osas teabe avalikustamise kohustused ja kättesaadavaks tegemise kohustused. Et see on nagu üks väga oluline osa, mida nad peavad ka järgima. Siis meil on olemas teatud asutused nagu julgeolekuasutused, kellele tervenisti isikuandmete kaitse üldmäärus nende põhitegevuse osas üldse ei kohaldu. Aga see on nagu selline väiksem erand, et enamikele vähemalt nende lisategevuste osas ikkagi kohaldub ka üldmäärus ja siis nende kõikidel asutustel võivad olla veel oma mingid lisaseadused. Näiteks kohalikel omavalitsustel võivad tulla nagu juba koksist need mingisugused alused, et selles mõttes riigisektoris ongi, näiteks kui me räägime keskkonnaasutustest, siis neil on nii palju erinevaid veel jäätmeseadus, et kust tulevad mingisugused andmete töötlusalused. Kui me räägime nendest õiguslikest alustest, mis on ainult isikuandmete kaitse üldmääruses kirjas, kas on seal mõned alused, mis ei kohaldu avaliku sektori puhul või siis mõned alused, mille puhul kindlasti avalikus sektoris on kasutusel? Kui me räägime avalikust sektorist, siis enamasti ka määruse üks alus on, et on kuskil seaduses antud mingisugune regulatsioon või alus ja see ongi see, kuidas avalik sektor põhimõtteliselt on üles ehitatud. Ehk siis just, et igaks selleks avaliku ülesande täitmiseks on kuskil vastav eriregulatsioon. Mis on eraldi välja toodud üldmääruses on see, et õigustatud huvialus, mis on muidu väga populaarne alus, et seda ei saa avalik sektor kasutada oma põhiülesannete täitmisel. On sul mõni konkreetne näide tuua, millal saab avalik sektor kasutada õigustatud huvi? Ehk siis nagu ma ütlesin, et põhiülesannete raames ta ei saa, küll aga kui need on mingid kõrvaltegevused, mis ei ole tema avaliku ülesande täitmine, siis selle tarbeks ta tõepoolest saab kasutada. Et kõige lihtsam näide on turvakaamera paigaldamine sellisel asutusel, kes siis ei pea seda avaliku ülesande täitmiseks panema, vaid et ta tõepoolest tahab ka oma vara kaitsta, et siis ta saab kasutada õigustatud huvi alust, et kasutada turvakaameraid. Ma tean, et isikuandmete kaitse üldmääruses on toodud ka nimekiri eriliigiliste isikuandmete puhul õiguslikest alustest. Kas meil on siseriiklikult mõni erand, mille puhul võib töödelda, kuigi üldmäärus nagu seaks piirangud? Üldmäärus tegelikult mitte ei sea piirangud, vaid ütleb seda, et on vaja eraldiseisvat seda õiguslikku alust ja sellised mõned alused on tõesti olemas, näiteks erakonnaseadus. Et kui me muidu ütleme, et isiku poliitilised vaated on eriliigilised isikuandmed, siis samaaegselt erakonna nimekirjad on avalikud. Mis selgelt näitab, et mis võiks olla isiku poliitilised vaated. Ma tean, et Eesti riigi andmetöötlus ongi tegelikult väga läbipaistev, meil on väga paljud registrid tegelikult avalikud. Et oskad sa siin nagu taustavad, et mis eesmärgil see on? Kas on need samad partei nimekirjad, et miks need ikkagi on ette nähtud, et see peab avalik olema? Ja, et esiteks ma toon välja selle, et Eesti võrreldes ülejäänud Euroopa riikidega tõepoolest on võib-olla palju rohkem avatud ja läbipaistev. Ja ma arvan, et see on väga positiivne, et see on nagu see, mis annab inimestele mingisuguse kindluse või kontrolli, et riik ei peta, et igaüks saab minna ja vaadata, kuidas riik toimib ja kuidas ta toimetab. Et samamoodi on, miks on äriregister on avalik, on see, et oleks tagatud usaldusväärne tehingukäive kõikide nende osapoolte vahel, et kuna me oleme e-riik, kuna igaüks saab tulla ja teha oma ettevõtte, siis seda enam me peame pakkuma vastaspoolelt seda läbipaistvust siia kõrvale.
tulles tagasi nendele üldistele õiguslikele alustele, mida üks avaliku sektori asutus saaks kasutada, mul on üks näide sulle tuua. Seesama sa korraga ütlesid, et kaamera kasutamine. Et mis siis see õiguslik alus ikkagi on, kui ma tahan panna omal maja külge turvakaamerat? Ma mõtlen asutuse külge. Et õiguslik alus ka sellisel juhul on õigustatud huvi, mis tähendabki seda, et asutus viib läbi õigustatud huvi hinnangu, et siis kaaluda, kas ta üldse võib kaamerat paigaldada, et sellest peaks alustama. Ja kui mul on see hinnang läbi viidud, ma leian, et mul on õigustatud huvi kaamera kasutamiseks, mis need edasised sammud on, et mida ma veel ühe kaamera paigaldamisel siis pean arvestama? Siis on samamoodi vaja koostada kaamera kasutamise tingimused, mis võib olla osa andmekaitse tingimustest või eraldiseisev dokument. Ja siis saab kasutada meie videovalve sildi genereerijat, kus on 4 kõige tähtsamat asja, mis peab olema sildil siis toodud selleks, et teha teatavaks, kuidas toimub filmimine. Ja seal on siis viide juba täpsematele ka andmekaitse tingimustele. Aga just selleks tarbeks, et igaüks saaks aru, kelle kaamera see on, mis on need kontaktid, kuhu ma saan pöörduda, kui mul on mingi küsimus sellega seoses. Me oleme eelnevates videodes ka rääkinud juba põhjalikult erinevatest õiguslikest alustest, sealhulgas siis nõusolekust. Millal avaliku sektori asutus saab kasutada nõusolekut? No nõusoleku alus on üks kõige kehvem alus, mida üldse kasutada on võib-olla kõige lihtsam vastus, et tegelikult alati peaks enne vaatama, kas muud alused on ära proovitud ja kui midagi muud ei sobi, siis tõepoolest tuleb nõusolek, sest nõusolekut saab ju iga hetk tagasi võtta ja see peab olema antud täiesti vabal tahtel. Et see saab olla riigisektoris näiteks mugavusteenuste puhul, mida riik saab pakkuda, et niikuinii on tal avalik ülesanne andmeid töödelda, aga näiteks ta pakub veel lisavõimaluse, et isikule ei muutu sellest midagi, võib-olla ainult nagu see lisamugavus, et annab ka mingisuguse lisavõimaluse. Aga mina nüüd lapsevanemana mõtlen, iga aasta kooliaasta alguses tuleb kooli poolt üks informatiivne leht, ja seal on väga palju erinevaid valikuid, et milleks see vajalik on? No see on sellepärast, et tõepoolest, kui me nüüd võtame kooli või lasteaia, siis nende avalik ülesanne ei ole minu lapsest pilte kuskil avalikustada või tema muid isikuandmeid, et küll aga on see igati mõistetav, et mingitel juhtudel koolid seda teha tahavad ja siis selle tarbeks ongi võimalik võtta nendelt vanematelt nõusolek, kes on sellega nõus, et seetõttu selliseid asju koostatakse ja küsitakse. Samas see on nagu selline asi, mida saab iga hetk ka isik muuta vahepeal, et me võtame seda võib-olla 12 aastaks, et vahepeal võib-olla lihtsalt juba tekib lapsel oma arvamus, et ma väga soovitan nagu vanematele ka nagu seda meeles pidada, et mingi hetk võiks kuulata, mida nende enda laps arvab. No tegelikult on ju ka nii, et iga asutus ei saa üle ega ümber avaliku teabeseaduse rakendamisest ja seal on väga palju erinevaid võimalusi ette nähtud dokumentide ja andmete avalikustamiseks ja samamoodi ka nende piiramiseks. Et isikuandmete kaitse vaatevinklist vaadates, et millised need piirangud on, mida avaliku teabeseadus ette näeb seoses siis isikuandmetega? Kui me nüüd vaatame, siis tegelikult on 3 juurdepääsu piirangu alust, mis räägivad isikuandmetest. Ongi 11, 12 ja 13 punktid, ehk siis kui me räägime eriliigilistest isikuandmetest, siis on punkt 11, see on nagu lihtne ja arusaadav, ja siis on punkt 12, ehk siis teave, mis kahjustab oluliselt eraelu puutumatust. Et ta on nagu hästi hinnanguline piirang, kus iga kord tegelikult ei ole nagu mingid loetelu, et kui mul on need andmed, siis ma panen selle piirangu, vaid iga kord siis asutus peab kaaluma, kas selle piirangu kasutamine on vajalik. Et kui me võtame avaliku teabe, siis üldpõhimõte on see, et teave on avalik. Ehk siis see piirang on see erand, et ma peaks alati lähtuma sellest, et teave on avalik ja ma piiran seda ainult siis, kui mul on põhjust piirangut peale panna. Aga on sul praktikas tuua mõni lihtne näide, et näiteks kodanik
inimene esitab asutusele pöördumise, küsib mingit lihtsat küsimust, kas siis sellisele dokumendile tuleb panna piirang peale või ei tule? No esiteks on ju juurde tulevad tema kontaktandmed, on ju. Sellepärast me üldse räägime, et kas need vajavad mingisugust juurdepääsu piiramise, et kas selleks on mingit põhjust. Et me vaatame, mis on need kontaktandmed, et kui tegemist on tööalase e-postiga ja puhtalt ka tööalase küsimusega, siis kuidas see siis oluliselt eraelu kahjustab, et tõenäoliselt vastus on, et ei kahjusta. Ehk siis, aga kui ta oma tööalaselt aadressilt küsib midagi väga isiklikku, siis juba kahjustab. Et seetõttu ongi see, et tuleb jälle sisusse tagasi minna. Ja mis me soovitame hästi palju, et kui nüüd väljapoole kirju saata, siis saab alati kasutada seda võimalust, et ma kontaktandmed ei pane kaasa. Et kui selle kirja sisust ei ole isik tuvastatav, siis ma lihtsalt saadan kirja välja, aga sinna ei pane külge neid kontaktandmeid, et nii saab riigisektor enda poolt teha rohkem, et suures mahus oleks ikkagi kõik avalik. Tean, mul on sulle siia veel üks praktiline küsimus juurde tuua, et vaadates erinevatel veebilehtedel ringi, näen seda, et erasektori puhul on üpris tavaliseks kujunenud see, et pannakse näiteks piltidega oma töötajate pildid ja ka nimed, ametikohad, võib-olla vahel on veel mingit lisainfot. Aga riigisektoris seda pigem ei ole, et kas siin on nüüd mingi erisus või miks see niimoodi on? No riigisektoris on see, et andmed teatud määral peavad tegelikult avalikud olema, aga see on seaduse poolt reguleeritud, mis need andmed on, need ei ole kunagi pilt, jah. Aga erasektoris võib-olla see maine kujundamine ja et see on meie ettevõtte nägu või pilt, et see on, mulle tundub, et see on lihtsalt neile olulisem. See ei tähenda, et riigiasutuses võib-olla nii oluline ei oleks, aga jaa, võib-olla see tähelepanek on tõesti õige. Aga see on ju ka samamoodi isikuandmete töötlemine. Jaa, see on absoluutselt samamoodi isikuandmete töötlemine ja võib-olla kõige lihtsamalt võttes, et millal siis võiks panna töötaja pildi kodulehele, millal mitte, et peaks lähtuma sellest, mis on ta ametipositsioon, et kas see ametikoht eeldab seda, et ma oma näo ja pildiga igal pool esinen ja esindan. Et mul on olnud üks võib-olla nagu naljakam näide nagu see, kus klassijuhataja küsib, et kas ma pean minema klassi pildi peale. Ja siis me oleme selgitanud, et kui sa oled sellise ametikoha ikkagi valinud, siis see talumise kohustus justkui nagu oleks, et see kuulub nagu selle ametikoha juurde. See ei tähenda, et ta peab taluma, et tema pilti kuskil avalikustataks, aga just see, et ta on ikkagi osa sellest klassist ja klassil on õigus näha, aga kunagi tulevikus meenutada, et meie klassijuhataja. Kuule, aga rääkides nüüd isiku õigustest, me oleme ühes teises videos juba rääkinud sellest, et inimesel on alati õigus pöörduda andmetöötleja poole ja küsida iseenda kohta käivaid andmeid. Ja samas seesama avaliku teabeseadus räägib teabenõuete esitamisest, mis ka nagu võimaldaks mul küsida erinevaid dokumente ja teavet välja. Et kas need on nüüd samad õigused või mis erisused nendel kahel protseduuril on? Erisused on esiteks see, et teabenõude vastamine on 5 tööpäeva pluss pikendamisvõimalus 15 tööpäeva. Kui on nõue, et ma soovin oma isikuandmetest koopiat, ehk siis isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15 alusel nõue, siis selle vastamise tähtaeg on 1 kuu, et juba see vahe on. Aga nüüd, kui me räägime teabenõudest, siis sellega saab küsida ainult olemasolevat mingit dokumenti, mingit teavet. Kui küsitakse mingit sellist teavet, et isik tahab teada, andke mulle ikkagi kõik andmed, mis teil minu kohta on, siis see juba ei olegi teabenõue, et see võib-olla ongi see indikaator, et siis ta juba on nagu see teine taotlus, et ta soovib enda kohta andmeid. Mitte ta ei soovi mingit dokumenti, kus muuhulgas on tema andmed. Sellepärast, et see nõue, kus ma soovin enda kohta andmeid, siis on andmetöötlejal kohustus väljastada ainult need tema andmed. Aga teabenõudega sa tahad tervet dokumenti ja muid andmeid ka. Ma usun, et praktikas on olnud ka juhtumeid, kus andmetöötleja ütleb, et ei, ma ei väljasta neid andmeid. Või siis ka teabevaldaja ütleb, et ei, ma ei täida seda teabenõuet. Et kas nüüd nende kahe protseduuri vahel on mingid erinevused ka? Ja, et kui me nüüd räägime teabenõude täitmisest keeldumisest, siis levinumad alused on see, et näiteks mul puudub teave, et näiteks küsitud dokumenti meil ei ole. Väga lihtne.
või siis sellele on kehtestatud mingi juurdepääsupiirang ja ma ei saa väljastada. Ja näiteks kui mingi menetlus on pooleli ja see on menetlusväline isik, kes seda küsib. Nüüd, kui me räägime enda andmete küsimisest, siis ei saa keegi öelda, et ma ei väljasta sulle sinu andmeid, küll aga võib tulla erisus, kui küsitakse oma alaealise lapse andmeid ja see võib kuidagi seda last kahjustada. Et siis võib isegi vanemale keelduda selle väljastamisest. Aga igal juhul võib väljastamisest keelduda siis, kui seal on ka kolmanda isiku andmed. Ehk siis see enda andmete küsimise õigus kehtib ainult enda andmete osas. Et see ei anna seda, et ma võin küsida välja ka teiste andmed. Me oleme rääkinud nüüd teabenõuetest, aga on olemas ka veel selgitustaotlus või märgukiri, et mis nende 3 asja vahe on? Et kõige lihtsam võib-olla ma alustan selgitustaotluse mõttest. See on see, et küsitakse mingit sellist teavet, mida ei ole veel olemas. Et nende teise 2 puhul see asi peaks juba olemas olema ja ma lihtsalt väljastan selle. Et see võib-olla kõige lihtsam, et teha üldse vahet ja selgitusi siis mingi asutuse tegevuse, mingi menetluse, mingi asja kohta. Enamasti tähendab see seda. Nii et selgitustaotlusega ma palun mingit selgitust endale, aga teabenõudega ma palun väljastada. Jah, juba, et kindlasti see asi peab juba olemas, mingi teave, et kas või ma võtan infosüsteemist välja ja väljastan. Ja samamoodi siis isikuandmetest koopia väljastamine on ju loogiline, et see teave peab juba olemas olema, et ma ei hakka looma selle tarbeks, et see ei ole see nõue, et isegi kui asutusel oli kohustus minu kohta mingisugune dokument luua, siis see ei ole see nõudeõiguse paragrahv, et ma lähen ja nõuan, et loodagu. Aga mis asi see märgukiri on? Ja märgukiri on oma loomult siis lihtsalt mingile probleemile tähelepanu juhtimine ja see probleem on siis see, mis ei ole minu isikuga otseselt seotud. Et kui see on minu isikuga otseselt seotud, siis see on juba kaebus. Ehk siis ma teen sellise pöördumise, et ma taotlen midagi enda osas. Aga märgukiri on mis iganes, ma kuskil märkan ja tahan teada anda, et midagi vajab kas parandamist või tähelepanu juhtimist. Aitäh sulle neid asjaolusid selgitamast ja ma arvan, et jätkame aruteluga laiemas ringis üleüldiselt avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse rakendamisest. Avaliku teabe seadus näeb ette, et igal asutusel peab olema dokumendiregister. Ja ühildades nüüd seda avaliku teabe seaduse nõuet isikuandmete kaitsega, arutakski natukene selle üle, millised need nõuded täpsemalt on. Kui räägime sellistest üldistest nõuetest dokumendiregistri või sellest, et milline see dokumendiregister peaks olema või kus ta peaks olema leitav, siis kindlasti esimesena tuleks välja tuua, et otsingumootoritega seda leida ei saa või ei tohiks. Ehk siis, kui minna sealt näiteks otsingumootorist otsida midagi, mis sa tahaksid leida dokumendiregistrist, siis dokumendiregistrid tõesti ei ole nii-öelda siis guugeldatavad, just, et millest me ju ka oleme rääkinud. Küll aga peavad need olema iga asutuse veebilehel kohe kättesaadavad. Ehk siis, kui asutuse veebilehele minna, siis kohe nii sellisel avavaatel peaks olema näha see dokumendiregister. Kuidas seda tähistada? Dokumendiregistril võiks olla nimi dokumendiregister. Loomulikult kõik kasutavad või asutused kasutavad erinevaid siis selliseid süsteeme, on Postipoiss, on Amfora. Kui näiteks selle nimega panna sinna avalehele, siis inimesed ei oska üles leida. Ehk siis kõige parem oleks see, kui nimi ikkagi on dokumendiregister. Aga millised dokumendid peavad olema dokumendiregistrist leitavad? No kui me nüüd võtame avaliku teabe seaduse, siis kõik saadud või loodud teave tuleb ka registreerida. Et väga tihti juhtub ka seda, et mõned kirjad jäävad kellegi e-postkasti, et tegelikult suurem osa kõik teabest, mis asutus siis on vahetanud, tuleks ka registreerida ja siis selle pilguga üle hinnata, kas vastav meil või dokument vajab juurdepääsupiirangut või mitte. Kui me räägime nüüd isikuandmete vaatenurgast just, et kas siis kõik isikuandmeid sisaldavad dokumendid tuleb alati piirata? Ei. Jah, lihtne vastus on ei, et iga kord tegelikult tuleb hinnata sisu
et ainult kui ma näen nime või isikukoodi, siis see ei ole veel aluseks. Ja, sest et kui me vaatame avaliku teabe seadust ja punkti 12, mis räägib isikuandmete kaitsmisest, siis ta ei räägi, et kõik isikuandmed tuleb panna kaitse alla, vaid et ta annab kriteeriumi, et kui andmete avaldamine kahjustaks oluliselt eraelu, siis tuleb panna juurdepääsupiirang. Ehk et meie lähtume sellest, et kui dokumendis on ainult nimi ja isikukood, siis me ei pane sinna juurdepääsupiirangut. Kui seal juba on rohkem andmeid, näiteks kodune aadress, e-posti aadress, siis me paneme. Miks e-posti aadressile keegi ei taha saada spämmi? Aga nimi võib ka olla, et kui me räägime kaebajatest, juba see, et ta kaebab, juba see on tema eraelu kahjustav. Et sellepärast ma ütlesingi, et me peame minema tagasi selle sisu juurde, iga kord hindama sisuliselt, et kas tegemist on mingi kaebusega või on lihtsalt väga üldise selgitustaotlusega veel teisest riigiametist kellegi poolt. Ei, seda küll tavaliselt lihtsalt selline kaebus, kus on nimi peal ja kaebuse sisu on juba selline tundlik, siis tuleb juba selle sisu poolest see punkt 12 peale panna. Aga veel täiendavalt ka nime järgi dokumendi registri sees otsimine ei tohi olla võimalik. Et vaadata, kas Kadri on oma valitsuses kaevelnud või ei ole kaevelnud. Ja nendele dokumentidele siis ka faili nime ees nende nimede kasutamine ei ole lubatud. Liisa, sa viitasid ennem punktile 12. Ma eeldan, et sa mõtlesid avaliku teabe seadus paragrahv 35, lõige 1 punkt 12, et kui ma õieti mäletan, eraelu puutumatus. Ja. Kuidas sa tõmbad nüüd piiri, et mis sinna punkti alla siis käib? Et millal ma siis võin panna ikkagi selle juurdepääsu piirangu ja millal mitte? Jälle, esita endale küsimus. Kui minu kohta avaldatakse selliseid andmeid, näiteks, et ma taotlen küttepuude toetust, siis ilmselt see juba annab teada üht-teist minu elu kohta, et mul on puudus, ma elan puuküttega majas. See on indikatsioon, et võiks juba peaks peale panema. Kui ma kirjutan oma nime alt, et teate, minu tänavavalgustuse üks lamp ei põle, kas see kahjustab kuidagi minu eraelu? Jah, tõsi, kui ma kirjeldan, et ma elan seal tänaval ja siis teise korruse aknast paistab sisse näiteks lamp, siis küll, aga kui ma ütlen, et täna kõndisin pargis ja vaatasin, et seal üks lamp ei põle, kas see on nagu eraelu kahjustav? Mul on selline küsimus, et oletame, et andmetöötlejaks on kool ja tal on väga tublid õpilased, nad on võitnud mingeid erinevaid auhindasid ja ma tahan läbi mingi direktori käskkirja näiteks kiita õpilas, see on ju hästi positiivne asi. Kas seda peaks ka kuidagi varjama? Tegemist on lastega. Loomulikult kooli sees on ilmselt tore kiita ja tunnustada, aga ka lapsi on erinevaid. Mõni saab hoopis kiusatud seetõttu, et ta kuskil õppis hästi või öeldakse, et sa oled tuupur ja muud moodi selles mõttes igav inimene. Et pigem, kui on tegemist laste andmetega, võiks ja peaks seal olema peale juurdepääsu piirang. Kuigi tunnustused on üks asi, kus on põhikooli ja gümnaasiumi seaduses nähtud ette võimalus koolil ise reguleerida, kuidas seda teha. Kuule, aga aitäh teile, väga head mõtted.